No päris sellist suurt jurakat ja mitmesaja eurost akut võib-olla tavaautole pole vaja, aga automaailmas on ka sellised suuremad olemas. Igatahes me hakkame automaailma spetsialistidega rääkima auto akudest ja mida siis vaadata nende valimisel ja milline on see õige just teie autole. Selged märgid aku väsimisest on see, kui auto ei taha hommikuti käivituda ja siis võiks pöörduda spetsialisti poole. Uut akut juba valides tuleks silmas pidada 4 erineva kriteeriumi vahel. Kindlasti on meie siin Eestimaal kliima, mis määrab millist akut osta. Kliima on üsna raske, on sooja suved ja väga külmad talved, mis esitavad akule väga suuri nõudmisi. Just see talv nõuab seda, et aku peaks olema suure mahtuse ja kõrge käivitusvooluga. Eriti oluline on see diiselmootorite puhul. Põhimõtteliselt diiselmootorite ja bensiinimootorite akud on erinevad. Diiselmootor nõuab suure mahtuse ja väga kõrge käivitusvooluga akut. Selleks on näiteks Exedil Premium seeria akud, mis just diiselmootorite suurepäraselt sobivad. Teine kriteerium on kindlasti sõidutingimused, kus inimene selle akuga autoga sõidab. Linnatingimustes jäävad need otsad üsna lühikeseks ja neid käivituskordi päevas võib olla 10. Rusikareegel on selline, et pärast igat käivituskorda peaks autoga sõitma orienteeruvalt 10-15 kilomeetrit, et see hulk energiat, mis käivituse jaoks vaja läks, akusse tagasi saaks. Tihti see kilometraaž jääb linnatingimustes palju madalamaks, see tähendab, et aku ressurss väheneb. Ja selleks on muidugi rohi olemas, see on aku täiendav laadimine, mida me kindlasti soovitame igal autoomanikul vähemalt kord talve jooksul, parem kui 2-3 korda teha. See tähendab seda, et ei ole probleeme hommikuste käivitamistega, kõige kõrgema ja käredama pakase korral. Kolmas on muidugi varustustase autol, sest autodel on erinevad varustustasemad. Vanadel autodel oli seda elektrist varustust palju vähem. Akut oli vaja ainult käivitamiseks, salongi ventilaatori ringi ajamiseks. Tänapäeval on kõikvõimalik mugavusvarustus, mis on elektrilised istmesoojendused, tagalasisooendused, erakordselt palju auto aku ressursist kasutavad näiteks eelsoojendused, mida diiselmootorite autode puhul palju kasutatakse, rahvakeeli vebastud. See paratamatus, et see vebastud tarmib väga palju energiat, et seda akusse sisse saada, on vaja pärast seda kas teha pikki otsi või täiendavat akut laadida. Ja akut valides muidugi mina soovitan küll alati pöörduda spetsialisti poole, sellepärast et autodel, mis tulevad ka tehasest, seal on teinekord pandud peale väikesed akud, sellepärast sama automarki ja mudelit võiakse müüa Itaaliast, ütleme siin meieni, aga need klimaatilised tingimused ja kliimatingimused on niivõrd erinevad, et ma tingimata soovitan konsulteerida meie spetsialistidega automaailmas või siis mingid näiteks autosid, millised võiks uue aku valida. Ja kõige olulisem on see, et uus aku valitakse suurema mahtuse ja suurema käivitusvooluga, kui seda originaalaku nõue on. Nii et originaalakust nõrgemat akut käivitusvooluga mahtused kindlasti paigaldada autole ei tohi.